Hello. Ma pean ütlema, et ma alustan seda vlogi täna siin täiesti mitte planeeritult, väga random ajal. Aga ma mõtlesin, et äkki oleks tore näidata natuke rohkem tükikesi iseendast ja võib-olla ka natuke meie perest. Et mul otsest mingisugust visiooni ei ole, et kuhu see vlog endaga nii-öelda suundumus on. Aga teeme sellega täna siin algust. Igatahes täna on pühapäev ja kell on 1, nüüd juba natuke 1 läbi. Ma olen siin Mägiga. Ja ma loodan, et mind on kuulda, aga ma ei tea, kui kõvasti ma siin rääkida saan. Mul on siin õues ja naabrid on ka vist õues. Et ma väga kõvasti ei tahaks rääkida. Aga täna on jah pühapäev ja Brianna on Pärnus, Mihkel on kodus, Leo on kodus, et just siuke tunnike tagasi või natuke rohkem jõudsid. Mõlemad magavad lõunaund praegu. Ja mina mõtlesin, et ma räägin, missugune nädal meil siin olnud on või õigemini 2 nädalat. Olime siin haiged. Ma ikka vahepeal mõtlen, et nii huvitav, et elu ikka viskab neid väljakutseid, nii kui sa tunned, et kõik on kuidagi liiga paigas ja liiga rahulik. Ja kui mina hullult naudin rutiini ja mingisugust korda ja mingisuguseid nagu süsteeme, siis see haiguste periood on minu jaoks ikkagi nagu ekstra väljakutsuv. Et minu pea muutub kohe nagu väga-väga äravaks. Et sain jälle harjutada, et kuidas on elu siis, kui kõik ei ole täpselt nii, nagu mina seda võib-olla soovin. Aga me olime haiged ja päris pahasti kohe. Kõigepealt oli nädal Brianna haige, siis olin mina haigeks, siis mingi hetk olid lapsed terved, siis neil oli mingisugune kõhuviirus vahepeal siin 2-3 päeva, ei, 1-2 päeva vist, jah, niimoodi. Siis ärkas Mihkel mingi hetk päris kõrge palavikuga. Nii et see oli ikka väljakutsuv, jah. Ja ma pean ütlema, et ma ikka soovitan käia arsti juures ka, et kuigi ma ise olin proovinud ära juba kõik võimalikud käsimüügi ravimid, ma ei tea, taruvaid, joodi lastud kurku, kõik need sinupretid, mis iganes muud asjad, siis lõppkokkuvõttes ma sain ikkagi teada, et need on põskopoprätik ja ilma antibiootikumita, et ma ei oleks sellest saanud nagu kuidagi võitu. Nii et kui oled ikka haige, siis tasub minna arsti juurde, mitte väga kaua seda endale nii-öelda kannatada. Aga täna nüüd lõpuks ma tunnen ennast täitsa inimesena. Ma tunnen, et mu keha on muidugi mega kange, ma ei ole käinud 1,5 nädalat või rohkem trennis ja jalutamas ka mitte. Et ma arvan, et nii kui Leo täna ärkab siin nüüd lähima, ma arvan 10-20 minuti jooksul ma pakun, siis lähme uue jalutama, hüppame selle rutiini rongile nii-öelda tagasi, sest et ma pean ütlema, et üht asja ma olen küll enda kohta õppinud, on jah see, et ma kuidagi ei oska olla ilma nagu mingisuguse süsteemita või mingisuguse päevaplaanita. Et ma siin haigusega ka ilmselt võitlesin selle võrra kauem, et need esimesed päevad, kui mul siin oli siuke mitte päris veel 38-39 palavik, aga siuke 37, ma ei tea, 5 või midagi sellist, siis ma mõtlesin, okei, trenni ei lähe selge, aga ega ma ei hakka siin nagu niisama ka passima ju. Et ma ikka, siis tuleb kodus midagi ette võtta. Üritasin siin mingil moel mingid aknaid pesta. Täiesti natuke nagu lollakas. Võtsin
mingite kappide korrastuse. Noh, ja siis muidugi lõpuks oli niimoodi, et palavik oli nii kõrge, et ei saanud trepistki normaalselt käia ja siis ma sain ära, et okei. Ikka muud moodi kuidagi ei õpi, kui siin nagu põhimõtteliselt keha sunnib pikutama ja olema. Aga ma ei tea, siin see video algus on. Vaatame, kus see tuleb, kuidas see tuleb, kas see tuleb mingi nädalavlog, paaripäeva vlog. Ma mõtlen, et äkki ma teen mingi siukse asja veel, et ma lasen kas, ma ei tea, chat-keeletel küsida endal mingeid küsimusi, et teil oleks ka huvitavam, et ma saaks, ma ei tea, vastata midagi. Aga vaatame. Vähemalt tundub, et lõpuks on ilmad läinud ilusamaks või on hakanud minema siin ilusamaks, nii et naudime siis. Täielik klassika. Ma arvasin, et Leo magab mingi 10 või 20 minutit. Äkki veel. Ja nüüd on sellest möödas tund ja ta ikka magab. Nii et me oleme endiselt Mäkiga siin, kell on juba 2:30 saamas. Aga ootame siis, äkki väike mees varsti ärkab. Kui praegu nagu ei tundu. Aga ootame. Ja Mäki. Äkki naudib pensionipõlve. Äkki on pensionipõlv. No, ta on nii vana juba. Kus on Leo? 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 Oi, kolli. Kolli, Jankule. Jaa. Janku. Kuidas sa tõdisid? Väike mees. Kuidas sa tõdisid, väike mees? Mis me teeme? Kas me lähme õue? Sa oled nii armas. Jaa. Okei. Lähme õue. Jaa. Jaa. Mis sa teed seal? Väga mõitsam. Lähme õue. Õues, juhu. Ja no see ilm on ju täiesti imeline. Ma ikka mõtlen aeg-ajalt, et sügis on mu lemmikhooaeg, aga nii kui see kevad esimesed soojad ilmad tulevad, siis noh, selle vastu nagu ei saa midagi. Pluss ma panin enda uued New Balance'id alga. Ja üldse mitte selleks, et mingi super trendikas olla, sellest rongist ma olen ilmselt juba mitu aastat maas. Aga ma pean ütlema, et need on nagu kõige mugavamad jalanõud, mis mul vist kunagi olnud on. Et mõtleb, mis Leo teeb. Mis sa teed siin? Mis sa teed siin? Tšau. Tšau.
on mõnus õues olla või? mis on mõnus? on mõnus. vot, siit me oleme jalutama. mingi õue ausalt, nii mõnus on. nii mõnus on. on ju? on ju. peaks veel huvitama, et kui teie käite õues jalutamas, siis mida te kuulate? kas te kuulate pigem muusikat? sest et ma proovisin esimesed pool kilomeetrit panna enda mingi playlisti peale, otsisin mingit muusikat. ja it's not my thing lihtsalt, ma pean alati mingit podcasti kuulama. ma meeldib kuulata muusikat hommikut ja kodus niimoodi taustaks ma panen. aga jalutades alati podcast. praegu ma kuulan ühe oma lemmikteema kohta, mida te ilmselt juba teate. ja see on uni. vot. nii et tahate teada, kas te ka olete pigem tiim podcast või tiim muusika. nii, ma olen nüüd kodus tagasi. ja see väljas kähmine on ikka väga mõnus. mõnus, kui mul läks kõht lihtsalt nii tühjaks, ma pidin kohe meie mingi söögi tegema. jaa. 2 päeva üldse mitte midagi söönud, mul ei olnud üldse mingit isu, ma ei tea, kas see oli nagu millest iganes see tingitud oli. tahad veel, jah? nii et ma ei ole 2 päeva midagi söönud. täna hommikul lihtsalt üritasin, mõtlesin, et teen endal smuuti, jõin seda vähemalt. aga muus osas mul ei ole isu üldse olnud. kunis ma siis läksin õue ja tundsin, et kõik läks nii tühjaks. nii et me oleme nüüd kodus ja sööme. aga tuli ma võtan vahepeal ampsu ka, sest mul tõesti mul läks kõht nii tühjaks lihtsalt. mis sa naerad? sul läks ka kõik tühjaks või? mida? nii, ma tahtsin seda öelda. ma just rääkisin ka sellest Instagramis. või noh, päris kindlasti rääkisin. aga ma ei tea, kas kõik on seda kuulnud. aga ma ikkagi räägin siin ka, et no iga kord, kui ma siin õues käin, siis ma lihtsalt ei suuda uskuda, et ma siin elan. me kolisime siia jaanuaris, ehk siis me oleme tänaseks elanud siin 3 peaaegu 4 kuud. ja ma ei tea, ma olen ikka veel nii iga hommik ja iga päev ja iga hetk. ma olen nii tänulik, et ma saan siin elada, et põlise nii-öelda tallinlasena natuke juba linnast eemale saades tundub kõik kui idüll. et me nii tahtsime kolida keskkonda, kus lastel oleks mõnus kasvada ja me saaks nendega mõnusasti õues aega veeta. on palju kohti, kus jalutada, on erinevaid mänguväljakuid, kus käia, on rahulik, ei ole nii palju mingisugust müra. ma ei tea, kuidagi kogu see keskkond siin on lihtsalt nii mõnus, inimesed kuidagi on rõõmsad
jalutavad, jooksevad, veedavad õues aega perega. Et ma ei tea. Ma ei tea, kuidas meil nagu niimoodi vedas. Mitte, et linnas elamisel oleks, eks ole, seal omad plussid, aga lihtsalt meile endale tundus, et see kuidagi nagu väsitas. Just see müra. Ja kuna me oleme väga kodused inimesed, siis ja naudime kodus olemist ja perega aja veetmist, siis see on tõesti olnud üks imeline nagu muutus. Ja ma siin hommikuti ka, kui ma näiteks Lead olen viinud hoidu või ja siis vaatad, kuidas siin nagu ümber mingi lapsed kõik lähevad niimoodi nagu pudisevad kõik kokku ja sõidavad ratastega kooli, siis Leal oli siin korraks väike mental breakdown. Väga maitsa. Aga ma jäin pooleli jutuga sinna, et Briannal ei olnud Tallinnas väga sellist nagu tugevat sõprusringkonnaga, kellega ma ei tea, peale kooli kokku saaks. Ja kuidagi seal Mustamäe Kristiine kandis seal tekib nagu mingi super turvalist tunnet ka, et nad seal nagu niimoodi et kus nad siis nagu lähevad või mis nad teevad. Aga siin ta esitas kogu aeg õues. Tal on juba nii lahedad sõbrad, et ära tule kandis palun. Ära tee koks, söö ilusti. Söö ilusti. Et tal on juba siin nii lahedad sõbrad tekkinud, et nad helistavad üksteisele, et teevad üksteisel külas, saavad, ma ei tea, lähevad ratastega sõitma. Veedavad hästi palju aega nagu koos õues. Ja mis me veel nagu tahtsime on see, et kuna siin ümberringi ikkagi elavad pered ja väikest lastega pered, siis on nagu nii tore, et lastel on selline nagu pikavad ilmselt sellised nagu eluaegsed sõbrad, kellega koos nad üles kasvavad. Ja palun, tasakesi. No. Et jah, et kuidagi, et me seda elu siin elame, see ikka tundub mulle nii uskumatu. Ma ei tea. Ja ma pean ütlema ausalt, ma pole kunagi nii hästi puhanud kui siin. Et jah, seda müra on siin nii palju vähem ja kuidagi. Ilmselt see enda rahulolu on lihtsalt nii palju kõrgem, et puhkadki kuidagi paremini ja muidugi see õues aja veetmine kindlasti aitab sellele väga palju kaasa. Maitseb, jah? Ja on praegu siukses vanuses, kus nagu söökidega on niimoodi, et natukene käib nagu palvetamine sinna ette ja selles osas, et kas see söök nüüd on või see lõpetab kuskil põrandal. Ma ei tea, mis me täna veel teeme. Näe, mulle näed. Söö ise. Kell on juba saanud, kellega kohe 6 saama. Nii et ega siin palju enam polegi tänast päeva jäänud. Leo hakkab siin juba 7 paiku tõttu sättima. Nii ja peaks Brennale helistama ka, mis Brenna Pärnus teeb. Brennal on vaheaeg. Nii et ma ei tea, kui täna rohkem ei näe, siis näeme homme. Homme läheb Leo hoidu. Oh my god, mida sa teen? Ta säkkisi, jah? Leo läheb hoidu, meie ilmselt läheme hommikul trenni. Meisliga lõpuks.
kurk, kui maitseb kurk, kui maitseb. nii et ma ei tea, võib-olla näeme täna õhtul veel, võib-olla näeme homme hommikul. Pool 8 juba. Meil on selline mõnevõrra hilisem hommik täna. Mihkel kusjuures magab veel. Mina ärkasin ka natuke peale 6. Ja me mõlemad tegelikult ärkame muidu umbes 5:30 ja ilma nagu äratuskellata. Aga ma arvan, et mõlemal meil siis on ilmselt nagu kas keha on ikkagi sellest haiguste värgist on ikkagi natuke väsinud. Leo ärkas natuke enne 7. Sööb seal muna praegu. Nüüd ta sööb ära ja siis ma viin ta hoidu. Ja ma ennem korra põrgatan Mihkliga läbi, et muidu me tavaliselt teeme niimoodi, et viime ta hoidu ja läheme siis otse trenni. Aga äkki me läheme siis täna natuke hiljem, et kui ta tahab puhata. Et siis jõuab äkki hommikusöögi ka süüa ennem. Muidu selline see hommik meil on, siuke ajaga võidu jooksmine käib kogu aeg, et sellepärast meile meeldib endale ärgata ka varem. Kui lapsed, siis lapsed ärkavad meil siuke 6-7 vahel üldiselt. Aga kui me ise ärkame mingi 5, siis meil on mõlemal nagu mingi tund aega hommikul, kus me saame ennast nii-öelda päevaks valmis häälestada. Oot.
kiirustan siin praegu Leod peale võtma, aga tänane päev möödus niimoodi, et me ikkagi jõudsime ennem Leo ilusti hoidu viia, siis läksime trenni. Nüüd on kell juba 4:30, nii et ma võtan ruttu Leo hoiust peale. Ma vaatasin, et neid videoklippe on juba nii palju tulnud, et mul on nagu siuke tunne, et see väike vlogipoiss, mida ma siin üritan teha, on juba päris pikk. Nii et ma mõtlen, kuidas me selle asjaga siin edasi läheme, sellepärast, et ma liiga pikaks ikkagi nagu ka ei tahaks minna, aga tundub, et ma olen suurem jutustaja, kui ma arvasin. Aga võtame Leo peale ja siis ma mõtlesin, et äkki õhtul võtame mingi küsimuse ette, mis ma lasin ChatGPT-l küsida endalt. Ma panin sinna sisse mingisugused, mingid iseloomuomadused ja mingisugused asjad, mis iseloomustavad minu elu nii-öelda. Et mul on 2 last ja ma olen pikas suhtes ja selles mõttes, et midagi, mis oleks natuke rohkem nagu isiklik. Ja ma vaatasin, et see olid päris nagu lahedad, sellised toredad, avatud küsimused. Nii et ma mõtlesin, et äkki ma vastan ühele õhtul ära ja siis vaatame, mis edasi, sest et ja ma liiga pikaks ei taha seda vlogi ajada, aga ma nüüd tõttan ruttu Leole järgi. Võt. Igatahes ma mõtlesin, et ma vastan siis ühele küsimusele. See küsimus puudutab siis emadust ja kuidas ema roll on mind inimesena siis mõjutanud. Ma arvan, ema roll inimesena on mind mõjutanud rohkem, kui ma iialgi oleks ette osanud kujutada. Mina ei ole kunagi olnud nagu see väike tüdruk, kes kuidagi tahtis mängida kodu. Minu meelest tahtsin ikka kodu mängida, aga ma kuidagi ei kujutanud ennast kuidagi seal juba siis mängides seda ema rolli ette või ma ei tea, mis selle taga nagu on seisnud. Ma tean enda ümber ka naisi, kes on nagu alati unistanud emaks saamisest ja sellisest nagu kodu loomisest. Aga mina kuidagi kunagi ei olnud mõelnud sellest niimoodi. Ometigi juhtus see minuga ju väga-väga varakult. Et ma sain emaks 21-aastaselt ja sain kohe 22 niimoodi vist. Ehk siis väga-väga noorelt. Ja ma ütleks, et ma olengi nagu, see ema roll on mind mõjutanud erinevalt ja 2 erineval korral. Ja nii noorelt emaks saades ma sain nagu väga kiire elukooli võib-olla. Väga kiiresti tuli suureks saada, et kui sõbrad ümberringi ikkagi pidutsesid ja tegid igasuguseid muid toredaid asju, võib-olla ka reisisid või midagi, siis minu nagu prioriteedid pidid kohe teises suunas nihkuma. Et kohe väga noorena õpetas minus sellist alandlikkust, ma arvan. Ma tunnen, ma olin ka enne väga vastutustundlik, aga see, et sa vastutad kellegi teise elu eest, on ikkagi mingi hoopis teine maailm. Ma sain tänu sellele, ma arvan, ikkagi väga kiiresti mingisugused nagu õppetunnid nii-öelda kätte. Ja ma ei ütlegi, kas 20. alguses emaks saamine on pigem nagu positiivne või mitte. Küll aga ma ütlen, et kui lapse saamine niikuinii on selline väljakutse ja paneb sind ja sinu paarisuhet ja ka sõprussuhteid igatepidi proovile, siis nii noorelt
on see selles osas ikkagi nagu veel keerulisem, et tegelikult me inimestena nii noorelt ei ole ju veel ise kuidagi välja kujunenudki. Aga sellegipoolest ma olen üliõnnelik ja väga-väga tänulik, et see juhtus, sest mul on nii tore tütar. Aga see kindlasti oli selline keerulisem teekond, ma arvan. Versus võib-olla nüüd, kui me saime Lionelli ja me olime ikkagi siuke 30, 20 lõpus, 30 alguses on ju, ja kohe 30 saamas. See oli ikkagi nagu teadlik valik ja planeeritud ja läbi räägitud ja selles mõttes ikkagi nagu väga kaalutletud otsus nii-öelda, et me olime mõlemad väga-väga valmis ja see on olnud väga teistmoodi selles osas, et ma ise olen emadust meeletult nautinud, mida ma poleks siialgi uskunud, et see võib nii minna. Ma väga-väga nagu tundsin sellest mingil määral esimest korda nagu puudust, ma olen lihtsalt nii noor ka, et siis ma ilmselgelt ei olnud tegelikult ju kuidagi valmis. Kui nüüd ma olen tõesti nagu põhimõtteliselt igat päeva nautinud, isegi kui on olnud väga-väga raske ja Lionelliga mõnes mõttes on olnud, ma läksin kohe nagu emotsionaalseks. Lionelliga mõnes mõttes on olnud kindlasti raskem selles osas, et tema unega oli väga keeruline mingi aeg või väga pikka aega tegelikult. Aga ma kuidagi olen nautinud seda väga. Me tegelikult mõlemad oleme seda vanemlust nii-öelda koos siin väga-väga nautinud. Ma arvan, et emadus on olnud suur kingitus. Et lapsed on mulle nagu kindlasti andnud elus mingisuguse fookuse. Jah, õpetanud mind väärtustama nagu kõige nagu pisemaidki hetki. Ma ei tea, kui Lionel esimest korda ise tuleb sind nagu kallistama või Brianna tuleb ja praeguses vanus usaldab sulle midagi, mis tal näiteks kas muret teeb või rõõmu valmistab isegi. Et nagu kõige väiksemad hetked, mida sa võib-olla muidu ma ei tea, ei paneks võib-olla niimoodi tähele, siis ma ei tea, emadus on kuidagi õpetanud neid hetki kuidagi rohkem märkama võib-olla. Mis veel? Ma tunnen, et see teekond on muutnud mind ühtpidi pehmemaks, aga ka kohati nagu tugevamaks. Just selles osas, et pehmemaks ma võib-olla kuidagi olen palju emotsionaalsem kui kunagi varem. Ma kuidagi tunnen tundeid palju tugevamalt ja suuremalt. Samas mingite piiride seadmises ma kuidagi tunnen, et ma olen veelgi nagu enesekindlam ja kuidagi hoiab kuidagi tugev. Et see on õpetanud mind ka kuidagi end mingites asjades võib-olla tahaplaanile jätma või kuidagi kõrvale panema, aga samal ajal kuidagi laveerima selles, et iseend ka mitte päris ära kaotada. See on pannud mind otsa vaatama, ma ei tea, minu ärevusele, minu mingitele hirmudele, ka mingitele ebakindlustele ja üleüldse andnud mulle nagu motivatsiooni tegeleda iseendaga, sest et ma olen ju iga päev eeskujuks neile kahele, kes mind vaatavad nagu kahe innustunud sellise silmapaariga iga päev, et mitte, et ma kardaks nagu vigu teha, vaid pigem selline nagu eneseteadlik kuidagi olek ja ellusuhtumine nii-öelda on kindlasti tulnud, sest ma lihtsalt nagu tunnen nii suurt vastutust selle ees, et minu lastest ikkagi kasvaksid nagu terved, rõõmsad, nagu hoitud.
inimesed, sest et siis on ka neil elus midagi nagu võib-olla anda. Mul on tunne, et ma olen nüüd küll juba pea 10 aastat ema olnud, aga ma arvan, et ma olen sellised viimased paar aastat alles sellest nagu rollist võib-olla päriselt aru saanud ja selle võib-olla päriselt nagu ka omaks võtnud. Ja mitte selles osas, et ma olen pidanud selle kuidagi omaks võtma, vaid see on kuidagi nagu minusse sulandunud. Emadus on täiesti midagi nagu minu jaoks midagi täiesti hindamatut. Vot. Nii, ma tulin siia seda videot kokku võtma, sest et ma avastasin, kui ma seda editisin, et see lõpp, mis ma olin filminud, ei kõlba kuskile väga kuulata, sest et mul airfryer undas seal taga, nii et see oli nii häiriv, et ma mõtlesin, et ma seda sinna lõppu küll ei pane. Aga kui sa jõudsid siia video lõppu, siis suur aitäh sulle. Ma olen tõesti mega tänulik, kui sa mu videoid vaatad ja sulle meeldib. Ja kui sulle meeldib, siis palun vajuta like ja kui sa ei ole veel tellinud minu kanalit, siis äkki sa vajutad selle subscribe nupu peale ka. Et see imepisike nagu sõrmeliigutus sinu poolt on tõesti mulle nagu nii palju innustust andev, et seda on nagu raske kirjeldada. Et ma siin ikka vahepeal nagu ise ka võitlen iseendaga ja oma mingite ebakindlustega. Ja siis sellistel hetkedel, kui ma näiteks saan mingi mega ilusa või toreda tagasiside, et kui ma midagi jagan, et see läheb päriselt korda ja võib-olla ka nagu resoneerub kellegagi. Et selline hea sõna võib olla tõesti nagu väga määrav mõnes olukorras. Igatahes ja kui sa siia jõudsid, siis suur aitäh sulle. Ma tean, et see oli natukene kaootiline võib-olla ja tegelikult arusaadavatel põhjustel, sest ma ei ole kunagi sellist nagu vlogi nii-öelda kokku pannud varem, kus ma lihtsalt näitan mingeid tegevusi. Ja kui see on midagi, mida sa tahaksid veel näha, siis võid jätta alla kommentaari või anda mulle mingit tagasisidet ja ma püüan järgmine kord natuke võib-olla struktureeritumalt ehitada seda videot võib-olla ülesse. Võt. Aga veel kord suur aitäh sulle ja näeme juba järgmine kord. Tšau!